Tere! Täna oleme siin Tallinna Intrak-Eesti platsil ja tutvustan teile Manito mudelit 630. Manito puhul on siis MLT, tähendab Manito Loader Telescopic ja MLT on pigem mõeldud põllumajandusse, rohkemate lisadega. 630 näitab, et tõste kõrgus on 6 meetrit maksimaalne ja 3 tonni, kui mast on sees. 115 on tal hobujõudu ehk siis 85 kilovatti, V on Vario, on ülekanne ja CP on kompakt. Tegemist on siis kompaktmudeliga. Manito puhul siis kindel eelis on Easy Step, mille olemusel ei löö me jalga mitte kunagi ära sisse välja astudes, teeb tõesti väga mugavaks sisse minemise. Nagu algul mainitud sai, on tegemist kompaktmasinaga, ehk siis Manitol on osa valikus masinad, mis on mõõtutult väiksemad ja näiteks antud mudel sobib ideaalselt lautadesse. Kõrgust on tal 2,14 meetrit, laiust on 2,06. Vaatame ka seestpoolt, mis siin on välja toodud siis. Antud masin on siis loomulikult olemas konditsioneer peal, võimalik on ka tellida ilma konditsioneerita. Siit me näeme, et punane suur nupp, see on siis ohutus jaoks, kiirelt saab masina välja lülitada, seisata, kui peaks kuskilt tossu tulema või midagi juhtuma. Siis on langevarju nupp, see on nüüd süsteemidest mööda minek. Antud nuppu on vaja ka, kui toimub kalibreerimine, sest siis on vaja tagumised rattad õhku saada. Siis on reverseeritava ventilaatori sunniviisil käitamine ja automaatne, kus siis saab aja vahemikku valida ja muuta ja ta automaatselt puhastab. Automaatselt on tal peal ka kogu aeg kahvlite režiim, siit saab valida siis koparežiimi või rippuva lasti režiimi. Tulenevalt sellest, mis režiim valitud on, siis ta ise reguleerib tõste võimekust. Käigukasti osas on siis dünaamiline režiim ja mugav režiim. Valides mugava, käitub käigukast rahulikumalt, vaiksemalt ja põletus. Display on siis, kuna antud mudel on väiksem, on ka siin display väiksem. On olemas mootori pöörded, jahutusvedeliku temperatuuri näiduk, äätliu tase, kütuse tase. Ja display pealt, et nüüd vahetada, siis tuleb antud nuppu keerata või siis, kui te tahate vaadata, palju veel masinaga saab sõita, mitu tundi tööd teha, enne kui kütus otsa saab, siis vajutate selle alla ja saate vahetada menüü peal. Display peal siis näidikuid. Siin näitab ilusti ära, mitu tundi saate tööd teha, ennem kui kütus otsa saab ja ka üldised tunnid ja nullitavad tunnid. Menüü on siis eestikeelne, Manitodel hea lihtne, valikutest saate võtta süsteemi, siin muuta kellaaega, kuupäeva, keelt, erinevad kliendikoodid, asjad on siia välja toodud. Jõuülekannete all leiate ekorežiimi, selle saab siis on-offi siit lülitada ja haagiste pidurite testi. Hüdrosüsteemi all on kõik võimalikud stabiilsustestid ja taatlemised, kalibreerimise saab siit alt ära teha. CCM Autopower, see on praegu sisse lülitatud ja jätame ta sisse, et see suurendab siis mootori pöörlemiskiirust automaatselt, juhul kui hakkate joystikuga tööd tegema, et on hüdrole vaja jõudu taha. Mootori all on stop and start, siin saame siis ajavahemikku muuta kuni poole tunnini valida. Kui mootor on töösoe, kedagi kabiinis ei ole, siis seiskub automaatselt mootor. Starter on tal tugevdatud, sellepärast muretsema ei pea, et see starterit koormab. Fan drive'i ajavahemikku saab siin valida, see on siis reverseeritav ventilaator. Tulenevalt tööoludest saate endale sobiva valida ja regenereerimine. Nii, ja siin on ka infonupp. Infomenüü on märgatavalt lühem, on rikete kõrvaldamine. Praegu tal vigas ei ole, ta ei kuva, aga juhul siis, kui on sees tal mõni error nii-öelda, siis näete siit veakoodi. Siis on hoolduste lähtestamine ja üldine info. Raadiod on loomulikult kõigil peal, joystick on Manitol endiselt enda patenteeritud, ergonoomilised, ei väsita kätt ja rannet ära. Ja siin mudelil on ta ka istmega seotud ja käetoega. Kõigil põllumajandusse mõeldud MLT seeria mudelitel on alumine rullik mast välja sisse, ülemine rullik on alati lisaliin. Muidugi need on võimalik ümber tõsta, kui kliendil peaks soov tekkima. Punasest nupukesest saab valida sõidusuuna, edasi-tagasi ja neutraalne. Siin on nüüd näha pluss ja miinus, kuna tegemist on Vario kastiga, aga siin on ikkagi 2 liikumiskiirust edasi ja tagasi, siis saab vahetada ka käike nii-öelda. Ja nimetis sõrme all on neil enam ei ole andur, see on lihtsalt põhimõtteliselt, ta ei ole nupp, aga tegelikult ikkagi ta on andur, mis siis tuvastab kohaloleku 10 sekundi möödudes, muidu joystick läheb lukku, ei toimi ja siis ta ütleb eestikeelsele ekraanile, et palun tehke
juhi kohaloleku kontroll ja pannes näpp korraks siia, siis ta saab aru, et keegi on kohal ja lubab jälle joystickul tööle hakata. Siin nuppudest on siis joystickut võimalik välja lülitada, kuigi ta lülitub ka automaatselt välja, nagu eelnevalt rääkisin. Siis on vilkur, katuse vilkur tööle panna, ohutuled. Nüüd need 4 nuppu kokku on kõik menüüs seadistamiseks ja menüü oli eestikeelne. Siis üldjuhul on välja toodud sinised nupud on hüdroga seotud, et siin saab välja lülitada ees oleva lisaliini. Juhul muidugi, kui on taha lisaliin toodud, siis selle saab siit välja lülitada. Siis kahvlite kallutamise saab välja lülitada. Stop-start nupp, see on siis menüüst vahetatav ajaga, masin seiskub automaatselt. Ja need 2 nuppu on nüüd poomileevendi nupud. Antud mudelil on poomileevendi peal, alumine on lukustatud valik, ehk siis kogu aeg poomileevendini järgi. Ülemine on automaatfunktsioon. Selle jaoks peab masin liikuma kuskil 3-4 kilomeetrit tunnis, siis automaatselt kiiremal liikumisel juba võtab poomileevendi järgi. Aga koha peal vaikselt, kui täppislaadimist teha, siis peaks ise peale valima, juhul kui on muidugi soovi panna poomileevendi, pigem täppislaadimist ilma teha. Manitoodel siis enamustel on grämmeristmed, õhkiste, hea mugav. Sellel mudelil siis käetugi, joystick, kõik liiguvad kaasa. Käsipidur, hea lihtne, vanakooli oma nii-öelda, mehaaniline, tõmbate siit peale. Nüüd rataste asendi fikseerimine käib siit nupu pealt, eelnevalt displeilt näitasin, kui rattad on otse rohelised, saab siit panna tagumise lukku, on keskmine asend, see on siis nii-öelda maanteesõidurežiim, siis külgsuunas liikumine ja siis kõik keeravad, mida enam ei olnud kasutatakse töö tegemisel. Parempoolne välimine peegel on tal soojendusega, soojendus käib siit ja saab ka reguleerida. Reguleerimine on ukse peal siit nupust. Kabiinist siis väljavaade väga hea, kuna Manito puhul on esiklaas kõik ühes tükis. Kaitseraam on väljapool, Manito poolt jälle patenteeritud. Kõik turvanõuded on täidetud ja nähtavus on väga hea. Manitoode puhul siis põllumajandusmasinatel välja toodud rõhuvabastusnupp. Kui tahate nüüd ees lisaseadmeid vahetada, siis on hea lihtne võimalus, kui süüde on sees või kui masin käib, hoiate siin paar sekundit all, suunatuled vilguvad ja saab ära vahetada lisaseadmed eest suurema vaevata. Kojameeste puhul ka alati on väike lisakojamees ees neil. Esiklaas on üldse suur, väga hea väljavaatega kabiin. Massilüliti on toodud siia poomi alla. Suurtematel mudelitel juba 7-meetrise noolega on enamjaolt ukse all, aga siin on jah masti all. Võimalik loomulikult on keskmääre paigaldada. Käendmike määrimiseks on otsad ilusti välja toodud, ei pea kuskil all ronima, saab kenasti ligi. Hüdrauliline kiirlukk on peal. Siin on siis kang vahele pandud, et nüüd kui on soov kasutada mõnd lisaseadet ees, siis saab siia ära ühendada, siis tuleb lihtsalt käsitsi kangi keerata, et hüdro läheks nüüd lisaseadme peale. Vaatame ka kapoti alla. Peal on tal siuke õhu eelfilter, võtab suurema sodi kinni. Kapotte uutel enam ei saa ilma võtmeta lahti. See on paika pandud, et ohu mõttes, kui keegi on kabiinis, paneb tööle ja keegi on siin näppupidi all, ei saaks viga. Tegemist on siis 3,6 liitrise Deutsche mootoriga. Hea ja vastupidav, pole probleeme väga tekitanud. Õhufilter, seda saab ise puhastada, kui tolmustes olustes töötate. Hooldusvälp on neil 500 töötundi. Tehasest tulevad masinad kõik garantiiga 2 aastat või 2000 töötundi. Võimalik on juurde osta kuni kokku 6 aastat või 6000 töötundi. Ja lisagarantiil on võimalik valida ka erinevaid astmeid oma vastutuse näol. Ehk siis mida suurem oma vastutus, seda väiksem on hind lisagarantiile. 85 kilovatti oli tal, ehk siis 115, õigemini 116 hobujõudu. Siis on juba peal ka loomulikult AdBlue-süsteem ja tahmapõletus. Masina tagaosas siis konks, antud mudel on tellitud sükse tavakonksuga. Raskustaga, AdBlue lisamise koht, määrdeniplid. Tagasilla omad on nüüd siia taha toodud jälle, nagu me käendmike omasigi vaatasime, et oleks tehtud mugavamaks, kuna masinal praegu keskmääret ei ole peal. Ja tagaelekter.